Nii, tere hommikust. Hakkame pihta webinariga. Mis toimus midagi suur üllatus oli. Reedel oli suur üllatus. Nii, aga alguses ikkagi tänaks uue registreerimisrekordi eest. Meid on aina rohkem ja see on väga hea. Niisiis, tänases webinaris siis juttu naftast, non-farm payrollsidest ja üleüldse dollarist ning jeenist, kullast, kuidas see kõik reageeris ja kõik see reageeris üldse teistpidi, kui see varem oli juhtunud sellistel numbritel. Vot selline lugu. Hakkame pihta. Hakkame sellise ilusava pildiga pihta ehk siis naftaga ja siis liigume sinna euro-usti peale ja teiste dollarite peale. Nii, siis siin on kõik okei. Siin kõik liigub viiendas, siin peab muutma värvi, see on siis 5. päevalaine ehk siis lilla värv ja hetkel siis on käimas 5. laine H4 peal, ehk siis siin veel võiks tulla midagi. Loodan, et tuleb mingi 53 ära, siis otse loomulikult tuleb mängu see tase. See siin tase, see 54.5, 53.5, selline tase, ehk siis vastupanu koht, selline suur vastupanu koht, kus me siin kauplesime tegelikult, nagu te mäletate, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 nädalat kauplesime selles regioonis siin 53.5, torkasime täitsa üles, siis langesime, nii et kogusime jõudu praegult. Kõik on sellises ilusas liikumises praegult, aina kasvab ja kasvab. Samas, kes tahab nüüd siit osta ja siis loodab, et ta siin kasvab pikalt edasi. Ehk see on natukene suur risk, sest mingi hetk ju korrektsioon ka tuleb sisse, sest vaata, praegult aina üles seda lähebki praegult, et see siin vahepealne korrektsioon oli, aga sellest ei piisanud, küünla strateegia siin ei tulnud välja ja ta läks edasi oma teed. Ehk siis vaatame, ega ta siin ka kasvas niimoodi. Ja sama lugu oli siin, kasv 10 päeva järjest ja siis mingi suur landus. Et loodame, et siin tuleb kasvu ja siis natukene retracementit ja siis juba tuleb ka ilus sisenemiskoht meil, kus saab siis ka jälle sellise hea püramiidi siia välja ehitada. Ehk siis otse loomulikult praegu läheb siia ja alles siis läheb alla ja siis juba plaan on järgmine, ehk siis las see liikumine siit päeva peal lõpeb ära, tekib korrektsioon, siis on juba rohkem kindlust ja tegelikult kindlus on juba peaaegu 100%, et see asi nüüd läheb pärast seda siin päeva korrektsiooni siia ülespoole, sinna 55, 57 peale, nii et arvatavasti nafta hind kallineb ka meie tankla hind. Praegult küll aga see laupäeva strateegia, kus nad langetasid hinda, siis 1.16 peale ma siin aknast välja näen. Aga arvatavasti siin juba paari tunni aja pärast tõstavad seda hinda sinna 1.25 peale. Nii, siis naftas on kõik lihtne. Praegult siin kõik liigub sellises ilusas kanalis ja kanal on väga hea nurga all, ehk siis rohkem kui 45 kraadi see nurk on ja mis tähendab seda, et korrektsioon on tugev. Nii et järeldus on siis järgmine, et plaan on siis selline, et kuna nurk on päris terav ja siis ajalugu näitab sellist asja, kui sellise nurga all asi liigub, siis korrektsioon Fibonacci'te taseme järgi jääb siia vahemikku, jääb selle vahemikku.
nii et sellest kohast, kus siin kuskil selles kandis lõpeb ära see 5. H4 laine, siit tuleb tehnika tuleb sisse, otse loomulikult see kanal natukene muudab oma nurga ära, aga mitte eriti, arvatavasti kogu korrektsioon tuleb selline lihtsalt koridori korrektsioon ja ega ta raske ei ole, arvatavasti 2-3 päeva võtab aega ja siis pärast seda ka kohe-kohe jätkab oma teed sinna ülesse. Et selline on see vaade. Vot niimoodi. Niisiis edasi, liigume edasi ja naftaga siis on korras. Nüüd lähme väga halva paari peale. Ja see on Eurovõst. Okei, see trend siin on allapoole. Samas kõik indikaatorid selles kohas näitasid davai, osta. Ja siis tuli see reedene NFP. NFP tuli siit välja. Ma ei tea, kes kauples. Mina sain kaotused. Mina sain kaotused, päris kõvad kaotused sain ja siis lõpetasin reedest kauplemist ka, et te teate, mis siin juhtus, kõik teate, et teen suuremaks seda asja. Keegi ootab, kustutan selle ära ja halb asi jah, et juhtub ka sellist asja. Ma pole sellist asja ammu näinud, aga kes ei vaadanud, selle jaoks kirjutan, et versus oodati 180 kilo, ehk siis palgati juurde 100 kilo inimesi vähem, kui seda ootas turg. Selle peal tuli õige reaktsioon ülesse ja pärast seda millegi pärast kogu maailm pööras tähelepanu selle peale, et töötu number tuli välja siis palju parem. Minu jaoks siis suur küsimärk, et kuidas nii, et palgavad vähem ja siis töötu number langeb. Seda saab tõlgendada ainult sellisel viisil, kus need inimesed, kes olid töötukassa lehel lihtsalt loobusid töö leidmisest. Ainult sellisel, minu meelest ainult sellisel viisil juhul see number sai nii madalaks minna. Ehk siis ja siis kogu turg hakkas mängima seda numbrit, et vaadake, suurepärane tulemus, samas kuidas on suurepärane tulemus, kui siin on selline langus, et 100 kilo vähem. Mina otse loomulikult ostsin ja otse loomulikult ma kaotasin. Ma kaotasin ka mitu korda, et ma ostsin kohe pärast seda numbrit välja tulemist ja siis veel kord NSD peal, siis kui see asi hakkas langima allapool. Et must reede minu jaoks ja veel jäin haigeks. Et topelt must reede. Et selline asi juhtub ka, et vaatame, mis siit edasi saab. Aga minu meelest see nii ei tohtinud olla ja ma arvan, et ikkagi nüüd hakkab siin vähemalt mingisugune korrektsioon siia ikkagi pihta ja okei, eurotsoonis on kõik halb olukord ja see on arusaadav, et töötu number on tohutu igal pool Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal, ainult Saksamaa seal midagi üritab veel teha. Okei, Eesti on ka paigas, ehitus käib. Aga
ülejäänud riigid lihtsalt seisavad ja masu on täielikult peal. Et okei, las ta siin siis elab nagu elab, kuna mina panin siin päris mööda. Et kogu see variant, mida mina vaatasin korrektsiooniga siit, vähemalt siia ei läinud läbi, siis praegult langes, et okei, praegult vaatame, mis siit saab. Et arvatav on, et siit hind liigub sellesse vastupanutsooni siia ja arvatavasti siit uued rahad siis 1.0650 pealt hakkavad seda allapoole suruma. Ehk siis strateegia siin ei ole uus. Strateegia on siin selline, mida siis arvatavasti kasutab terve maailm, ehk siis sell rallis. Mis see tähendab? Miks ta siin teksti all jättis? Okei, oota. Text properties, et sell on rallis ja arvatavasti mingisugune lokaalne siis tipp, mis siin võiks tulla. H4 peal on siis 1.0650, et see tsoon siin, seda, mis mängiti terve eelmine nädal ja selline tunne tegelikult teate, et võt see lugu siin võis olla mingi megalühike teine päevalaine, juba tegelikult praegult on tegu juba 3. lainega, aga vaatame, et kui ta nüüd edasi hakkab langema, siis see asi siis muutub lihtsalt 3. siin. Aga vaatame, praegult ikkagi ma loodan, et kogu see liikumine allapoole oli esimene päevalaine ja siis lihtsalt euro praegult mingit tugevust ei näita, lihtsalt tuleb mingi väike korrektsioon sisse, palju seda usti siin ostetakse, osteti juba, palju osteti, 340 pipi järjest osteti, seal on päris suur liikumine euro ust suhtes ja juba mindi alla sellest Fedi tõstest, mis oli siin märtsis, mindi sellest allapoole ja otse loomulikult järgmine tsoon on siis täpselt 1.05, see suur vastupanu, aga otse loomulikult, kui ta nii hästi läheb, siis ta läheb ka edasi allapoole. Ehk siis müügid on siin palju paremas seisus kui lokaalsed ostud, isegi kui sa H1 peal ostad, mingit suurt kindlust sul ei ole, kas veel midagi annab ülesse või mitte, et ikkagi proovige siin praegult trendiga järgi minna, et mitte nüüd seda vastutrendi kaubelda, et lihtsalt kui hakkate vastutrendi kauplema, siis saate lihtsalt vastu pead ja kaotused tulevad päris kiiresti ka juurde, et tahaks, et oma raha ikkagi säästaksite ja teeniksite selle pealt. Nii, siis vaatame praegult, mis siin võiks olla. Nii, euro US channel trendline broken langeb kuni kui trendline peab tõuseb kuni ei tõuseda 1.08 peale ma rohkem ei usu. Et lihtsalt ei ole millegi peal sellel eurol tõusta. Et Ameerika siin ikkagi on palju paremas hoos, et eurotsoon saab tõusta minu meelest ainult siis, kui inflatsioon on paigas, tööturg on paigas, kui kõik need riigid ei palu rohkem raha, nagu Kreeka, seal Itaalia. Ja Itaalia on suur küsimärk, see on selline pomm, mis tiksub lihtsalt. Nii et kõik sellest aru saavad ja nii üles ei lase. Et see kogu see siin, kui sa niimoodi umbes niimoodi joonistasid, sa võid ka joonistada seda kanalit natuke teistpidi siin. Kui niimoodi joonistada, ikkagi kanalist läks, lokaalne kanal on ammu juba mängust väljas, see suurem daily kanal on samamoodi mängust väljas ja praegult jah, et 1.05, 1.04, 90 on see koht, kuhu minnakse ja otse loomulikult ka minnakse sellest allapoole, aga 1.08 on siin ja see on liiga kõrgel, et ausalt öeldes eelmine nädal mina ootasin, 1.07.5 ma ootasin
isegi seda ei tulnud ja tuli järgmine langus, vot selline lugu. Nii, Trumpi raketirünnaku mõju võis olla võis olla küll jah, et see rünnak, Süüria rünnak võis olla ka dollari positiivne. Selles mõttes minu nägemus sellest rünnakust on selline, et Trump koos Vladimir Putiniga siis tegid mingisugust koostööd, ehk siis üks rünnab, teine nagu ütleb, et mis sa teed, aga tegelikult minu mõte on siis järgmine, et see oli kokku mingi planeeritud aktsioon selline Ameerika ja Venemaa vahel ja no kuradi poliitika. Ei meeldi mulle see poliitika asi üldse mitte kuidagi. Istuvad seal valevorstid ja valetavad meile kogu aeg otse telekast. Jah, et minu meelest, kui Trump ründas, siis Venemaa või see Süüria kaitse pidi nägema ära need 60 rakette ja lihtsalt hävitama neid. Miks seda ei tehtud, ei teagi ja pommitati mingisugune suvaline lennujaam, keda üldse nagu eriti ei kaitse, kus kui 60 raketti hävitavad ühte inimest, siis on mingi kammaja sees. Ei tea, mis seal oli. Nii, aga see selleks. Minu meelest on niimoodi, et armi tellimused on ju ka vajalikud, et siis sõjaväe tellimused keegi pole veel meil kustutanud ja sõjaväe business on praegult kasvamas, nii et võib-olla selle peal ka tehti mingit äri või veel midagi ja see võis ka olla mingisugune asi seal olla, et jälgin hoolega ja kui sellised rünnakud tulevad, siis aga tegelikult vaata, see Süüria on ju ka selline nafta võtab ka, pumbab välja seda naftat päris palju välja, et võib-olla käib mingi seda naftaga, nafta läheb kallimaks iga päev. Võib-olla see ongi seotud kuidagi moodi, et dollar siin kallineb, nafta seal kallineb ja võib-olla kõikidel on vaja seda naftat seal 50 peal, et arvatavasti see tootlus, see palju see maksab ühe barreli välja pumpamine, et venelased ütlevad 50, ameeriklased ütlevad 50-55, võib-olla see ongi see, mida need kõik koos tahavad saada siis maailma käest ja kauplejatega, siis 55 barrelit nafta hind ja natukene kallim dollar. Võib-olla selline on lugu. Ei tea, see vandenõuteooria on selline. Euroust põrge üles ja ära, vaid läks reedel langeses ja see NFP asi. Nii, see on siis euro ja nüüd tegelikult euroga siin selline lugu, et see läheb allapoole. Naelaga ikkagi jään truuks oma variandile, kus vaatan ikkagi ülesse. Miks ma ikkagi vaatan ülesse? Sest CPI on tõusmas. Ja kui sul riigil CPI ehk inflatsioon on tõusmas, siis sa pead seda kuidagi kaitsma. Ehk siis sa ei taha, et see sul kasvaks üle 3%. Mida tegid ameeriklased? Neil hakkas kasvama inflatsioon ja isegi kui ta ei olnud juba 2-3% vahemiku sees, kui ta oli 1,7, 1,8, tuli esimene tõste eelmine detsember. Ja siis näete, praegult pidevalt ameeriklastel see inflatsioon on selles vahemikus 2,3, 2,2, 2,4, nii et ja nad tegid seda tõstet veel 2 korda, ehk siis iga poole aasta jooksul teevad tõstet selleks, et kaitsta ennast inflatsiooni eest, et need hinnad ei kasvaksid neil kiiresti. Samas Inglismaal see inflatsioon on pidevalt kõrge praegult ja varsti võib-olla ületab seda 3% tasemet, mis ei ole eriti hea. Ehk siis te peate teadma, kui inflatsioon Inglismaal tõuseb üle 3%, siis Mark Carney peab kirjutama Inglismaa kuni sellele Elizabeth teisele kirja, miks inflatsioon on tõusnud ülesse. Õpikutes on siis kirjas nii, et kui sul kasvab inflatsioon päris kiiresti, mis sa pead tegema, sa pead intressimäära tõusma.
minu meelest intressimäära tõusmiseks on veel vara Inglismaal, samas peate nüüd natukene meeles pidama sellist asja, kui oli istung, siis oli 8 inimest ei tahtnud midagi teha intressimääraga ja üks hääletas, üks tahtis pluss 0,25 teha. 0,25. Mis nüüd võiks oodata? Järgmine hääletus on siis vist aprillis või siis kuskil seal aprill või siis maikuu alguses, ma ei tea täpselt, ma ei järginud praegu seda asja. Siis järgmine, kui istung toimub, siis arvatavasti see inimeste arv, kes tahavad intressimäära tõsta, arvatavasti tuleb mingi 2-3 juba ja selle peal juba hakatakse ka mängima, spekuleerima siin Inglismaa naela peal. Ja kui see spekulatsioon hakkab pihta, et inflatsioon on tõusmas, siis arvatavasti ka inimesi Inglismaa pangas on rohkem, kes tahavad seda intressimäära tõsta. Ja kui selline jutt hakkab pihta, siis ikkagi peaks tõus siia üles toimuma. Seda varianti soosib ka see variant, et euronael, euro JBP daily peal langeb ikkagi alla 0,833 tasemest. Et see variant soosib seda tõstet ka, et siin just naela peal saab rohkem seda spekuleerimist teha ja mina arvan, et ikkagi vaata, see langus, mis siin oli, see korrektsioon on siin juba ära lõppenud ja kui nüüd juba see nädal see spekuleerimine hakkab pihta, vaatame ka, mis siin meid ees ootab selles naelas ja nii vaatame seda, mis meil siin ees ootab. Kui see on see nädal, kus on tööturg ja inflatsioon, siis võib-olla ongi see stardinädal naela kasvamiseks. Nii vaatame kohe, mõtta. No pidurdab. No ei pidurda, no ikka pidurdab. Nii, Thursday, Friday 19th. Okei, miks ta nii on? Võtta maikuu, oho. Nii ikkagi teeks aprillikuud. Nii, filter. No vaatame kõike uuenda. Vaatame ainult Inglismaa asja, mis siin ees on. Arvatavasti siin just uudise peal tuleb see mäng. No täna ei ole midagi, homme on siis PPI inflation rate. Oh yeah, homme ongi inflatsioon. Nii et võib-olla just homsest alates hakkab pihta see asi virvarr sellega, kui inflatsioon nüüd homme tuleb 2,4 välja ja retail price samamoodi kasvab, siis hakatakse spekuleerima arvatavasti juba homsest saadik siis sellest saavutuses intressimäära numbritest. Sest arvatavasti siis kolmapäeval tuleb tööturg siis Inglismaalt ka välja. Ja unemployment rate, oi jumal küll, ja ka Carney räägib. Nii et see on oluline vist naela jaoks. Ja kui see on oluline nädal, siis 2 suurt uudist on välja tulemast, mis just mõjutavad seda intressimäära uudist. Siis arvatavasti kogu mäng see nädal toimub siis naela peal ja naela crosside peal, et suured liikumist on oodata siin ja väiksemad liikumist on oodata siis euro-usti peal. Kuna mina jään truuks oma sellele variandile, ma olen siin kaudanud, ma ei pannud need tehingud ülesse, aga siis kui ma ostsin siin esmaspäeval, siis see tehing läks kinni siin, see, mis oli reedel ostetud samamoodi, et sellest esmaspäeva hommikusest tehingust ma teenisin miinus 85 pippi, päris palju. Samas kõik näitavad signaalid allapoole praegu, nii et siin osturõõmu veel ei ole tulemas. Aga samas ikkagi minu mõte on see, et siit nii ilusti kasvas, see ilus kasv oli, see on korrektsioon. Ja praegu on täpselt 50% peal, nii et tegelikult, mis mina arvan, asi ikkagi minu meelest läheb ikkagi sinna 1,28 peale ja nael näitab oma võimu siin ja jaksu kõikide valuutade vastu. Vaat selline lugu, et loodan
selle spekuleerimise peale, et hakkan siin uudiseid just hoolega vaatama ja siis mingisugune see tehnika ja lained ei hakka rolli mängima, kui hakkab puhas spekuleerimine pihta. Kui see hakkab pihta, siis lihtsalt buy ja arvatavasti läheb sinna ülesse. Praegult on natuke vara siin veel midagi teha, et siis homsest alates, siis alates poole 12 olen valmis siin naelaga midagi ette võtma, et sõltub numbrist. Kui number on hea, siis minu variant siia ülesse jääb ellu. Nii, vaatame, mis siin, nii. GBP flag broken hind, aga kus sa siin mingit lippu näed? Kui see on sinu jaoks lipp, siis mingi flag ei ole broken. Et kui see on lipp, siis praegu on täitsa okei. Et kui see on lipp, siis on kõik okei. Et siis mingid kolmnurka siin, kolmnurk võib olla see. Et selleks, et olla kolmnurk, siin peab avama uut graafikut ja kolmnurk võib olla täitsa olemas, võib täitsa eksisteerida, aga päevagraafiku peal ja selline. Niimoodi. Ja niimoodi. Praegu daily peal, kui vaadata alternatiivstsenaariot, siis on meil olemas A, B, C, D, E. Ja kui on E on olemas, siis kui trend oli allapoole, siis kogu langus on oodata siia. Ehk siis see, kes vaatab alternatiivasja, siis alternatiivvariant on järgmine. Kogu korrektsioon on juba lõppenud, kogu korrektsioon oli raskes kolmnurgas, mis siin oli, alates mingi november, täitsa hea variant, kuna meil on olemas 5. Nii, nüüd on ainult alla oodata, kui keegi mängib seda varianti, siis see variant selle läbi löögiga toob endaga kaasa siia langust. Ohoh. Ehk siis kes mängib varianti kolmnurgaga daily peal, selle eesmärk on siin pärast läbilööki 1.13.50. No täitsa võimalik. Aga minu meelest ma ikkagi jään truuks oma variandile, et minu variant on natukene ilusam, aga see on väga klassikaline. Nüüd vaatame, kas ilus võidab või klassika võidab. Vot selline lugu, et see, kes mängib, see on juba vist lühike ja arvatavasti ootab siin suurt langust, et kes mängib kolmnurga teooriat, siis see võiks olla, see võib juba müüa ja müüki minna ja lühikeseks minna ja stop lossid on mingi 1.25.5 täitsa okei. Et aga see, kes mängib varianti lippudega ja kõikide mastidega asjadega, et siis lipp oli selline, päris ilus lipp oli ja ta eriti ilus ei olnud, aga samas siin selline korrektsioon oli olnud. Nii et vaatame, kes võidab. Minu meelest minu teooria võiks võita küll. Et, kes kirjutas selle? Ma kustutasin kellegi küsimuse. 7-10, kes kirjutas? Kirjutage uuesti. Ma vajutasin delete nupu peale. Ma tahtsin kustutada seda lipu küsimuse. 7-10, mis seal oli kirjas, et ma ei näinud. Palun vabandust, et kui kirjutate uuesti, siis on okei. Ja 7-4, kell 10 langus, seal oli lipu kolmnurga tipp. 7-4. 7-4. 27 märts oli kolmnurga tipp. 27 märts oli ja kui sul on suurem kolmnurk, kui sul on väiksem kolmnurk, siis ma ei tea, millisest kolmnurgast juttu on. Sest ülejäänud asjades siin kolmnurka pole olemas. Et
siin teisi kolmnurki ei eksisteeri. Et ainuke kolmnurk, mis siin eksisteerib, on päevade peal. Vot. Selline lugu. Nii et ärge mõelge välja siin endale uusi kolmnurkasi. Neid siin ei ole naela peal. Et kui nii vaadata, siis kui sa mõtled horisontaalasja, siis vaata, sul tipp läks üle. Sa ei saa nii teha. Et see ei ole hea. Et see tipp siin kell 9 või kell 10, see ei ole see. Et see ei ole kolmnurk. Klassikaline kolmnurk see ei ole. Nii, lähme nüüd edasi. Lähme Ustiini peale. Võib-olla see on praegu just, mis siin Ustiiniga on head. Ustiiniga on siin olemas arvatavasti on olemas double bottom tehnikast. Ja double bottom on meil siis teiega 110 peal. Ehk siis see ja see. Kui nii on, siis praegult ma seda osa siin ei hakka kauplema. Seda osa siin ei hakka kauplema. Hakkan kauplema arvatavasti ainult siis, kui ta ületab 112.18. Viikli peal. Läheme tagasi. Viikli peal. Nii, viikli. Viikli on selline. Siis võis olla selline. Kust veel siin joonistada? Ei tea. 2-3 varianti siis selline ja siis kolmnurk, mis siia tuleb lõppu. Et teistpidi siin ei saa. Midagi on teil valesti joonistatud naela peal. Alt üles. 16.1. 16.1. 16.1 mul ka võetud. Siit on joonistatud 3.14. Üks alt üles. Seda ära võta ju. See ei loe. See langus siin ei loe. See 10.07. Seda pead võtma, seda küünalt pead võtma niimoodi, et kustuta see kogu see asi siin kustuta ära. Et õige on niimoodi, vaata. Kolmnurk, see siin vari, unusta sellest ära, sellest varjast. Mul on ka niimoodi joonistatud, 1.16 läbi 3.15 ja siin on ülest poolt. See on kolmnurk. Meili peale. Saada selle info@admiralmarkets.com peale. Ma vaatan. Nii. Lähme Ustiini peale. Ustiiniga on nüüd niimoodi. Raske korrektsioon, mis siin oli. Väga pikka aega võttis. Minu meelest vaata see non-farmi asi. Siin oli ka, et vaata, allpuudis toob endaga kaasa jeeni kasvu. Ja pärast seda tuli tõus ja pärast seda tuli veel tõusu. Et see mingi hüsteeria oli turul vist peal. Et miks nüüd niimoodi juhtus? Ma üldse ei saa aru, et miks ta nii. Minu arvates
siin võib tulla selline lugu, kus tuli see kasv ja praegult tuleb see langus siia tagasi. Et praegult siin olukord on ebaselge. Meil on olemas teiega siin diapasoon on olemas, et see riskid on suured. Ehk siis, kui ta on nüüd selles vahemikus praegult sees, siis peab ära ootama, kui ta otsustab kas edasi allapoole minna või siis üles. Nii et praegult on diapasoon on 200 pipi. Kui sa nüüd täpselt diapasooni keskel praegult ostad, siis see on 100% bingo mäng ja no kui õnnestub, oled rikas, kui õnnestu lihtsalt tuleb suur kaotus, et siis siin on kõik lihtne praegu ära oodata kõiki asju ja kõik. Selline lugu. Kõige hullem, mis siin oli juhtunud, on juhtunud kullaga. See kuld öösel kasvas, siis tuli NFP peal kasvas, siis otsustasid, et NFP ei loe number, ei loeb see töötu number ja selle peal tuli tagasi lend. Nii et keegi meil oli siin, kes kauples kullaga, tahaks teada, kuidas läks sellel inimesel, kui ta kauples siin kullaga. Et millised olid tema näited. Et lihtsalt see langus 2 tunniga oli 13 taala ja see on päris palju. Ja vaat, kirjuta palun. Et minu meelest on nüüd selline lugu. Vaata, see vastupanu siin 1260 jäi alles ja see läbilöök oli vale läbilöök, nii et toetust ta ei saanud. See hind sulges ikkagi päeva sees siin allpool ja kogu see 1260 rünnak läheb kuskile sinna tulevikku peale ja alles siis tuleb see kasv edasi ja samas pilt on peaaegu sarnane sellise pildiga. No midagi sarnast on. Mitte kõik, aga see osa langus siia ja kui nüüd vaadata seda autusti, siis autusti peal on selline lugu. Kasv alla ülesse. Okei, no siin tuli kohe langus allapoole, nii et siin tuli midagi natuke raskemat sisse ja okei, sarnast ei ole siin midagi, vabandust. Langeb aina edasi. Miks langeb? Sest see paar, meie lemmikpaar, kus on kõik klassikaliselt liigub kõik, kuhu ta nüüd liigu saatus sai. Et siis see paar meil siin jätkab oma korrektsioonilist tööd. Ja see on juba 3. nädal, kui ta teeb korrektsiooni ja nii ta ongi, et vaata päeva sees lihtne korrektsioon teises laines ja nüüd raskemat tüüpi korrektsioon. Ja see 5. jääb oma saatust ootama. Samas varsti on juba see kuldne hetk. Üks hetk oli juba esmaspäeval täitsa olemas, kui ta nüüd klassikaliselt vajus eelmisest miinimumist allapoole siia. Võis juba esimest korda proovida osta stop lossiks. Stop loss on siin, see loomulikult sa ei pane stop lossi teise laine allapoole, sul on selleni veel minna 140 pippi. 70 kuni 50 pippi siin stop lossiks 107.10 on vist täitsa ok. Kes tahab siin alustada midagi ostmisasjaga 107, 107.3 on täitsa okei stop lossid. No ja siis, kuna see on 5. laine, siis osaliselt hakkad kauplema siia ülespoole. Et siis osaliselt hakkad kauplema siis ülespoole. Nii, oota, GBP vist build trading view. Okei. Kohe teen lahti. Nii, kuidas see asi käib? Nii, teeme. Nii. Ei, see nii ei saa. Nii ei tohi. Nii üleüldse ei tohi. See on vale. Nii ei tohi.
see ei ole, su kanal peab olema siit tõmmatud, siis on sul kanal allapoole ja siit hakkab tekkima uus kanal. Siin on natuke liiga palju, siin on vist liiga palju igasuguseid jooni ära joonistatud. Nii, autust liikumistasandit. Jah, autustiga mina jään samamoodi selle peale, et siin AutoNSD hakkab mingi hetk jälle kasvama ja oma poolelt siis ka autust hakkab ka kasvama, et vaata, ei ole ikkagi, minu meelest ikkagi see osa siin on ikkagi üks suur selline vastupanu koht, mida nad siin testisid, läksid alla, testisid, vaatame, et kui kasv hakkab pihta, siis arvatavasti kasv tuleb selline, et lihtsalt valged päevad järjest hakkavad tulema, et siin teisiti vist olla ei saagi. Et nüüd selle stop-lossidega ja ostukohtadega siin autusti peal on natuke raskused meil. Meil on raskusi siin natukene, ei mahu ära, jah. No teeme suuremaks. Nii, vaata. Nii, nüüd mahtub natuke. Nii, vaata, see ka segab natukene. Nii, nüüd okei. Ostukohad siis, noh, kui on 74,9 praegult, see on natuke allpool. Siin ostukohad on tegelikult praegult väga head, aga stop-lossidega on siin häda. Kui sa ostad praegult, stop-lossidega on suur häda, neid pole panna kuskile. Kuna see liikumine kasv oli siin meeletu kasv, 300 pipi järjest, siis siin stop-lossidega on suur häda. Sa lihtsalt ei saa neid kuskile välja panna. Et siin oli suur kasv, siis tuli tagasi 74,6 peale, kasv hakkas siit pihta 72,8. Oi. Mingi hetk, mis siin me hakkame ootama siis? Selleks, et üldse sisse minna autusti peal, peab siia tekkima midagi ilusat. Sama ilus kui siin allapoole liikus. Siis midagi ilusat siia, mitte sellist kõverat liikumist, vaid ilusat sellist normaalset liikumist, mis näitab, et trend üles on lokaalselt alanud. Et midagi sellist meile ei sobi, meile sobib midagi sellist, ilusat liikumist ülesse. Siis anname aega talle korrektsiooniks. Ja siis, kui ei tule juba siit, sellest korrektsiooni liikumisest ei tule juba siit vähemalt alla arvatavasti 75, siis saab midagi siin üles proovida osta. Aga samas need ostud peavad olema siis väga tagasihoidlikud, et kui ta nüüd niimoodi kasvab siin lihtsalt ülesse koridoris, siis see on korrektsioon. Meil on vaja ilusat sellist liikumist, impulsi liikumist, sellist impulsi liikumist. Kui tekib selline ilus impulsi liikumine, nagu ta siin on, impulsi liikumine on allapoole, meil on vaja sama impulsit ülesse. Alles siis saab rääkida siin mingisugusest tasemest ja nii edasi. Praegult ei saa, ma ei hakkagi isegi pakkuma siia mingisugust varianti, kuna see liikumine siin on puhas korrektsiooniline liikumine praegult ja kuna mina tahan, et ta läheks ülesse, siis minu pakkumised praegult ei ole õigel teel ja minu strateegia näeb ette siis seda oodata, et paus praegult ei tee midagi. Selline lugu. Nii siis, nüüd on kell jõudnud siis sellele ajale, kus saab küsida mõned küsimused ja siis naine saadab pilte siin praegu. Nii, küsige, nii, trading, nii, ustijeen, B-jalg, mis kasvab. No vaatame. Väga hea, kui keegi teeb niimoodi trading asju, et see aitab meile vaadata siin
teisi kaupleja mõtteid ka, et see on päris hea. See siin on... ei. A-täht läheb siia. See on esimene osa kollektsioonist. See on teine osa kollektsioonist. Ja see C-jalg on juba lõppemas. See on siis kolmas osa. Et kogu liikumine lõppes ära selle tipu peal. Selle tipu pealt hakkas pihta kollektsioon. Siiamaani siis tegi siia B-jala osa ja siis teeb praegu C-jala osa. Minu meelt, teie variandis võib olla see flat, minu variandis on see zigzag, ehk minu variandis on see kaksik V, X ja allpool on siis Y. Kui teil on flat, siis ikkagi A, B ja C alla. Selline lugu, aga flati alla see ei mahu, sest kogu asi on niimoodi. Siin on 5, siin on 3 ja siin on 5. Et 5-3-5 annab meile zigzagi, 3-3-5 annab meile flati. See osa raudselt ei ole kolmelaineline, siin on rohkem. Nii, järgmine küsimus. Paar mintsi aega on, siis järgmised juba tulevad peale. Nii, kuidas on teada, et H1 ei loe, vaid peab vaatama H1? Sellest tuli juttu kolmapäeval ja kuidas see asi toimub? Näitan veel korra. Nii, vaata, näiteks meil hetkel on olemas H1 ja meil kõik langeb. Et siin, vaata, tipp, miinimum, mis läks sellest allapoole, siis läks ülesse, aga korrektsioon ei läinud sellest tipust ülesse. Langes edasi, see oli uudise asi, see ei loe. Ülesse, alla, üles, alla, üles, alla, üles, alla. Ja nüüd selleks, et kogu korrektsioon hakkaks pihta H4 peal vähemalt, siis me peame ületama seda eelmist korrektsioonilist tippu. Ehk siis sa pead vaatama suuremat timeframe'is siis ja alles siis, kui sa väiksemalt timeframe'i peal ületad seda eelmist korrektsioonilist tippu, kui see oli sul langev trend. Kui see oli sul kasvav trend, siis H1 ei mängi siis, kui H1 peal sa langed eelmisest korrektsiooni miinimumist allapoole. On niimoodi. Siis juba hakkad vaatama nagu eile Kimi Räikkönen, et mis toimub 12. kurvis, mul siin sama. Nii, et näevad, ta läks ülesse, kui H1 lööb eelmisest miinimumist läbi, siis niimoodi, nii, JBP CAD, jah, lähme JBP CAD-i peale. JBP CAD oli meil see kuldne paar, kus me ootasime teiega suurt liikumist. See liikumine nüüd tantsib selle ja nüüd see JBP CAD tantsib siin meil selle vastupanuga. Nüüd see on toetus siin, üritab, mis ta üritab. Selline tunne meil siin kasvu ei tule. Et selline tunne, ta läheb siin allapoole. Vot selline tunne. Ei tulnudki välja seda rallit. Tuli see väljalöök, tuli hästi tagasi teist ja tuli päris ilusti, läks uuele katsele ja samas vajus allapoole. Nii et kui ta nüüd niimoodi teeb, see osa, vaatame seda osade kaupa, siis see oli meil breakthrough, see läbilöök, see tagasitest oli siit sai osta uuesti aga ta ei läinud edasi ülesse. Ta ei läinud sellest läbilöögi tipust ülespoole. Nii et kui mudel muutub niimoodi ja läheb jälle tagasi allapoole, siis mina juba edasi ei kauple seda, sest kogu asi muutub keerulisemaks ja milleks siis riskida, kui saab kuskil veel midagi leida. Samas ootasin päris kaua aega seda läbilööki, seda tagasitesti, aga ei tulnud siit
midagi head siit välja ei tulnud. Et okei, trend on ikkagi ülespoole, samas jah, jama. See langus, mis siin tuli reedel, rikkus kogu selle ilusa variandi siis ka ära. Et see reedene langus siin 180 pippi rikkus kogu selle ilusa kasvu variandi ära. Et ärme praegu siis, minu soovitus on siis järgmine, ärme siin praegu midagi teeme, vaatame, mis siit edasi saab. Vaat selline lugu. Et nädal on lühike, lihavõtted on tulemas, nii et kogu tähelepanu siis homme ja ülehomme naela peale ja sealt hakkame vaatama juba uudiseid ja arvatavasti minu variant ilus võidab, aga võib-olla võidab ka teie variant kolmnurgaga. Et jääme ootama siis järgmise esmaspäevani ja edu teile kauplemises ja nägemiseni. Nii, kas kolmapäevane koolitus on veebis üleval? Mina ei leidnud. Ma pean järgi küsima. Ma konverteerisin ära ja vaatame.